või üldse džässmuusikas on tunnustus väga harva esinev asi. Igasugused auhinnad ja asjad ikkagi enamus väga väikene protsent inimestest džässis saavad sellega mitte uhkeldada. Uhkeldada on väga nõme öelda. Pigem öelda, sa ei saagi sellega uhkeldada. See on lihtsalt selle teadmisega, et keegi mind tunnustab, mul on õudselt hea meel, aga minu elu sellest põhimõtteliselt ei muutu. Sest ma ju ei kirjuta, et saada auhindu. Ma kirjutan, ja mängin, sest ma teistmoodi ei oska. Ma arvan, et Eesti džäss ei ole mitte kunagi olnud paremas seisus kui hetkel nüüd. Loomulikult ma ei saa rääkida sellest, ma sündisin 1979, mul pole aimugi, mis asi oli džäss enne, kui ma olin 15 või 16, eks ole. Ma ei tea, kas seal oli ka kuldaegu. Muidugi oli kuldaegu, kõik räägivad, oi, kuidas olid Paulus ja Aniko ja kõik, kus käisid Venemaal ja suured gastrollid ja värgid ja särgid, aga minu jaoks selles generatsioonis, kus mina istun, ma leian, et Eesti džäss on kõige paremas seisus, mis ta üldse on olnud väga pikka aega. Asjad liiguvad, uut muusikat tuleb peale, ei ole seda häbi enam ka, et see peab olema selline restorani, et džäss on restorani muusika, et paneda ka Girl from Ipanemat ja see on nagu džäss. Džäss on praegu Eestis täpselt selline, nagu ta peab olema, arenev kunstivool. Kirjutaksin oma muusikat edasi sahtlisse, kui mul ei oleks oma publikut. Aga on ikka oluline leida tagasiside, sest muusika on kommunikatsioon. Ja kommunikatsioon ei käi läbi ainult muusikutega omavahel, vaid ikkagi ka selle läbi, kes sind kuulab. Ja see ühtsuse saavutamine tuleb, see terviklikkus, muusika terviklikkus kohtub kontserdisaalis.